Töökohapõhise praktikajuhendaja koolituse väljatöötamisel mõtlesime me ka sellele, koostöös loomulikult koolipoolsete juhendajatega, et kuidas saaks veelgi paremini toetada selle kursuse levikut. Ning kui sa oled missiooniga praktikajuhendaja või koordinaator, siis tahad sa kindlasti hea seista ka selle eest, et töökohapoolsed juhendajad leiaksid tee selle kursuseni. Nüüd jagan ma teiega neid võimalusi, kuidas töökohapoolse praktikajuhendaja kursust ja selle materjale saaks veelgi paremini kasutada, et kõik töökohapoolsed juhendajad selle läbiksid ning seeläbi paremateks praktikajuhendajateks saaksid. Kõigepealt tuletan meelde, et kooli praktikakorraldajatena on sinu käsutuses 2 tüüpi materjale. Esiteks Digiriigi Akadeemias asuv töökohapoolse praktikajuhendaja veebikursus, mis osalemiseks ja selle läbimiseks vajab autentimist ning kuhu sina saad jätta oma isikliku jälje õppijana. Ning samamoodi on sulle pakutud ka veebikursuse materjalid sellises keskkonnas, mis ei vaja lisaks lisa sisse autentimist või sisse logimist, mida saad kasutada koolitusel koos teiste osalejatega. Esimese nõuandena või vihjena on see, et läbi see kursus ise ning soovita ka oma kolleegidel, kes praktikaga tegelevad, kursus läbida, sest sina oled ja sinu kolleeg on just see kõige parem agent, kes on müügimees teistele läbijatele. Kõik need inimesed, kes on materjalidega ise süvitsi tutvunud, oskavad välja tuua, et miks nende kasutamine abiks on. Meil on olemas näidised, õpetlikud videod, kogemuslood, võimalus läbida vaid sulle vajalikku või puuduvat osa, mida sinu kompetentsides seni ei olnud. Ning samamoodi on praktikajuhendaja materjal, see materjal, mis tagab parema arusaama sellest, milline on terviklik praktikaprotsess ja mida kool või õppija ootavad ning palju muud sellelt kursuselt. Seega, kui sa ise tead täpselt, mis kursusel on, siis oskad sa ka soovitada ning sinu soovitus on kindlasti ääretult väärtuslik. Tutvusta materjale ka oma kooli sees, praktikajuhendajatele, teistele spetsialistidele, motiveeri neid kursust läbima või materjale tundma õppima ning siis tööandjatele edasi müüma. See võimalus, kuidas sa saad nügida üha uusi ja uusi inimesi juhendamise kursusega tutvuma, on see, et sa jagad vaikimisi linki. Ehk siis ükskõik milliseid materjale sa jagad praktikajuhendajatele, ettevõtetega, nendega suhtlemisel, siis pane juurde ka link kursusele või materjalidele. Ning kui seda pidevalt ja kogu aeg tilgutada ja meelde tuletada, küll neid klikkijaid ja vähemalt osaliselt läbijaid ka juurde tuleb. Heaks mõtteks on kindlasti ka see, et kui sa tead mõnda töökohapõhist juhendajat, kes juba on kursuse läbinud ning eeldatavalt suhtub sellesse ka positiivselt, siis kaasa teda teistele info jagamisse. Ehk siis loomulikult, kui ta lubab või nõus on, siis levita tema head kogemust ja innusta läbi selle teisi ka kaasa mõtlema ja kursust läbima. Hea eeskuju, eriti kui see on sellise inimese poolt antud, kes sulle on autoriteet või kellega sa samastud, on hea müügimaterjal. Ära ei tasu unustada ka seda, et üheks infokandjaks on praktikandid ise ning ka nemad jagavad praktikajuhendajatele materjale ning ka nendes materjalides võiks viide olla materjalidele, mis viitavad kursusele või kursuse osadele. Samamoodi on headeks võimalusteks vaikselt kinnistada infot, näiteks kursuse lingi lisamine oma e-mailide jalutsisse või allkirja juurde, samamoodi ka näiteks otselingi lisamine kooli praktika veebilehele, praktika kui kursuse kirjeldusse, näiteks lisamaterjalide alla. Samamoodi võib praktika tutvustusele või praktika lepingusse lisada viite kursusele. Kindlasti on heaks võimaluseks ka praktikalaadad või praktikamessid ning seal välja pandud posterid või bännerid, kuhu ilusti saab lisada viite kursusele. Kui teie partneriteks on suuremad praktikabaasid, siis võiks paluda ka töökohapoolsetel praktikakoordinaatoritel levitada materjali oma maja sees.
lisada näiteks seda uudiskirja koolitusmaterjalide juurde või mõnel muul viisil. Paljudel teil on ka head suhted erialaorganisatsioonide ja katusorganisatsioonidega ning mida paremad need suhted on, kindlasti seda parema meelega levitavad nad infot kurssuse kohta ka liikmete seas, sest kindlasti on ka nemad huvitatud sellest, et nende ettevõtetel oleks parem järelkasv ning üheks tagamise võimaluseks on hea praktika juhendamine. Ära unusta ka seda, et kõik osalejad ei pea kindlasti läbima tervikkursust, vaid seda kursust on võimalik läbida ka osade kaupa. Ja arvutasin välja, et näiteks ainult audiofailide kuulamine võtab juhendaja ajast ainult 103 minutit ning see peaks olema kindlasti jõukohane kõikidele. Samuti kangekaelsematele praktikajuhendajatele võib tilgutada praktikamaterjali osade kaupa. Näiteks, kui sa saadad praktika kokkuleppe sõlmimiseks lepingu, siis saada tutvustusena materjal ka praktika olemuse ja juhendaja rollide kohta. Ning kui praktika juba algamas on, siis paar päeva enne praktika algust saada materjal selle kohta, millele praktika juhendaja peaks olema enne praktikandi sisseastumist mõelnud. Praktika toimumise ajal võiks meelde tuletada seda, kuidas anda tagasisidet, kuidas paremini praktikandiga suhelda või kuidas peaks valmistuma tema hindamisele. Ning praktika lõppemise lähenemisel, kui juhendajad peaksid juba hakkama tõepoolest mõtlema hindamise lehtede täitmisele, siis saata appi neile ka hindamise osamaterjal. Ehk siis väiksemate ampsudena materjali edastamine võib anda natukene suurema motivatsiooni seda praktikamaterjalidega läbida. Ning miks mitte ütelda siis ka kõige lõpus, et kui sa oled olnud suurepärane juhendaja ja tutvunud kõikide materjalidega, siis mine vormista see ka Digirigi Akadeemia kursusel ära ja saad ka tunnistuse. Tükk aega mõtlesin, kas teile seda võimalust üldse pakkuda, aga siiski, eks te ise saate otsustada, kas seda kasutada või mitte, kuid võib-olla natukene õelaks võimaluseks on see, et kui praktika juhendamisel on tekkinud konflikt või probleem, milles sina koolipoolse juhendajana oled kuulnud, siis saada toetav materjal selle läbimiseks või selle konflikti lahendamiseks. Näiteks on kursusel materjal selle kohta, kuidas tulla toime konfliktidega töökohal, samamoodi on materjal selle kohta, kuidas paremini tagasisidestada ning seega saad sa suunata praktika juhendajat läbima just seda materjali või just seda teemat, milles sa oled kuulnud, et justkui võiks olla mure. Juhul, kui sa teed või sinu koolis tehakse praktikajuhendajatele koolitusi, seminare või kutsutakse neid kokku infopäevadele, siis on ka need suurepärane võimalus seda informatsiooni jagada. Koolitusel ja seminaril saad kasutada veebimaterjali juba lausa koolitusmaterjalina, kas siis tervikuna või osadena. See on kõik enda otsustada. Samamoodi on materjalis toodud hulk ülesandeid, juhtumianalüüse, kirjeldusi, mida siis koos juba füüsilisel kujul lahendada. Juhul, kui sinu koolitused või seminarid on väga spetsiifilistel teemadel, siis saad viidata vähemalt materjalidele, mis toetavad üldoskuste arengut ning saad viidata ka sellele, kuidas lisaks antud kursusel või koolitusel omandatud teadmisi täiendada. Tänapäeval on üha rohkem juhendajaid ja praktikaprotsesse, kus põhiliseks suhtlemiskeeleks ei ole eesti keel. Kuigi kursuse materjalid on originaalis eesti keeles, siis julgusta muukeelseid juhendajaid kursusega tutvuma ja neid ka läbima, sest digikeskkonnas pakutavad tõlked on juba väga head ning seega annavad võimaluse kursuse tekstiline osa endale sobilikule keelde tõlkida. Natukene rohkem digiosavust on vaja ehk videodel sobivasse keelde tõlkimisel, kuid näiteks Mati videodele Harno YouTube'i kanalis on võimalik lisada ingliskeelne masinõppe subtiitritena. Mõned nimed tõlkitakse küll üsna kentsakalt, kuid sisust saad kindlasti aru. Lisaks sellele, mis mina täna rääkisin,
on teil palju-palju võimalusi selle materjali edastamiseks ja selle kasutamiseks selle jaoks, et teie praktikate töökohapõhised juhendajad oleksid aina paremini teadlikud praktika eesmärkidest ja suudaksid praktikaprotsessi edukamalt läbi viia. Tunnustage neid selle eest. See on vaata et kõige lihtsam ning kõige olulisem motiveerimisviis. Aitäh!